Tervist, kallis kultuurihuviline inimene. Minu nimi on Reigo Ahven, me oleme praegu siin Philly Joe's Tallinn Jazziklubis aadressil Tatari 4. Ja mul on selline privilegeeritud ülesanne, et mul on võimalik soovitada teile PÖFFi filme. Loomulikult on keeruline soovitada ühe maailma kõige parema filmifestivali programmist midagi, sellepärast et selge on see, et see sõel, mille ta on läbinud, on nii tihe ja muidugi see võimekus on nii suur, et ma nüüd täpselt arvu ei tea, aga mulle tundus küll, et seal on 10 000 filme. Aga ma otsustasin, et ma teen sellise autobiograafilise valiku ja tegelikult me kunagi ei tea, mis on mille jaoks hea. Seega ma soovitan minna vaatama järgmisi filme. Ärge küsige miks, aga mulle meeldis väga film nimega Kala kuival. See on Taiwani film ja see on sellisest tegelikult üsna ürgsest nagu murest selle kohta, millest meie juured on tehtud. Et paljud meist ju üldse tegelikult ei suuda ette kujutada, mis tunne võiks olla elada ilma emata või ilma isata või siis mõlemata või siis olla täiesti eemale kistud oma perekonnast. Ja just sellest räägib see film just selliselt, et tegelikult see materjal, millest me füüsiliselt tehtud oleme, tegelikult on küllalt määrav ja alati mulle meeldib tegelikult peale muusika ja filmide reisida ja üsna hea sellise sissevaate saab Taiwani kaluriküla ellu. Loomulikult, kuna ma olen kirglik kalamees, siis see ka nimega seoses ei saanud külmaks jätta. Nüüd teine film, mida ma soovitan, on üks Argentiina-Mehhiko film, mille nimi on Reis kuule. Ja see on selline film, mis oli mulle sümpaatne, sellepärast, et seal on küll mitte väga ekstravertne peategelane, on ju, aga pigem vastupidi. Ja ta oma peas pidevalt korraldab suuri ja pompöösseid asju, et tundsin väikest sarnasust. Ja mulle meeldib see, et Reis kuule on selline täpselt nagu minu moodi suhtumisega selline ettevõtmine. Ja nii palju, kui ma aru saan, igal reisil on tegelikult olulisem ju see protsess, mitte ilmtingimata see kohale jõudmine. Ja just läbi selle peresuhete selline metamorfoos selles filmis siis lahti rullub. Nüüd kolmandaks, mul olid sellised parameetrid, kui ma mõtlesin, mida ma soovitan. Ma kohe eos otsustasin, et kuna Eesti film on mulle tohutu kallis, mitte lihtsalt sellepärast, et ta haarab endasse praktiliselt kõik teised kultuurivaldkonnad, vaid ka sellepärast, et ma arvan, et mu õde ei annaks kunagi andeks, kui ma seda ühtegi Eesti filmi ei soovitaks. Ja väga lihtne oli seda teha, sellepärast, et Eestis tuleb väga palju ägedaid Eesti filme. Ja kiidame kõiki asjapooli selle puhul, aga mina soovitaksin Keti lõpp nimelist filmi ja paljud teist on seda näinud, aga mulle tundub, et nagu muusikaga on, et neid kihte me saame sealt nagu tähenduskihte saame koorida nagu juustu noaga just selliselt, et me tarbime seda meediumit mitu korda ja kes nüüd on läinud Keti lõppu näiteks juba 3 korda, siis ega 4. ei tee midagi halba, kindlasti leiate palju uut ja see siis, seal on Maiken Smith ja Evelin Võigemast ja paljud teised ägedad Eesti artistid ja tegelikult miks mulle see meeldib ka, et see räägib ühest kiirsöögikohast, millel on käisil viimane päev ja sellel klubil siin tegelikult see päev saabub üsna varsti ja see on huvitaval kombel, see viimane päev langeb kokku ka selle aasta viimase päevaga ja nii kui see läbi saab, siis me pakime oma triangleid siin kokku ja kolime uuele aadressile. Igaks juhuks tegelikult veel keegi ei tea, aga las see jääb meie vahele, et ilmselt on see Tartu maantee 17, üks vana turisti nimeline valuutapood ja vahepeal kuulsust kogunud ka Spideri nimelise stripiklubiga. Minu arust hõng täitsa õige. Et iga lõpp on millegi uue algus, nii et see Keti lõpp väga soovitan seda filmi vaatama. Ja tegin sellise omaloomingulise alteratsiooni, et ma
mul paluti, kui ma nüüd ei eksi, tutvustada 3 filmi, aga võtsin 1 veel juurde igaks petteks. Ja see 1 on Igitee. Ja see on sellepärast, et soomlased mulle väga meeldivad. Ja Soome mulle väga meeldib. Soome keeles on üks selline sõna, mis ma arvan, et mida eestlased peaksid võib-olla tähtsamaks pidama. Ja selle nimi on, see on sisu. Ja see sisu on midagi, mis ühendab selle, mis midagi sisaldab, on ju, või mis moodustab selle konteineri, ütleme, ruumi, aga seal on ka hing ja seal on ka julgus ja seal on ka otsus, et on olemas asjad suuremad kui meie ja nende eest maksab seista.